Valmis. Mis on elu mõte? Kohe niimoodi. Jaa, kohe niisugune litakas kohe, mis on elu mõte. Elu mõte, mina arvan, et inimeste elu mõte on olla õnnelik ja teha neid asju, mis silmad särama panevad. Et kui seda suuta teha, siis elul ongi mõte. Kas enda või ka teiste või mõlemad? Alustada endast. Siis läheb nagu edasi, nagu lebib edasi, teised inimesed võtavad seda üle. Ma ise olen kuulnud seda, et on olemas nagu ego, kellel on nagu nägemus asjadest ja siis on nagu päris olemas. Ja siis päris selline elu mõte, ütleme, mis ma olen võib-olla vaadanud, mis võiks sobida praegusesse kirjeldusse, on see, et jõuda tagasi nagu iseendasse. Leida üles iseennast nii-öelda. Saada aru, kes ma olen. See võiks olla esimene selline vahepeatus. Ühe sükse mõte, kui oleks, et üks on see, et on olemas võib-olla ka, kui on olemas mitu mina. Kuidas neid eristada või? Jah, et üks ongi see, kes räägib sõnadega, kes ma olen. Teine on see, kes on nagu tundega. Et siis... Mis see küsimus on? Kes ma olen? Kes ma olen, jah. Ma kirjutasin luuletuse sellest. Nagu nii kahestunud isik. Kas ma olen mõttes või südames või kus ma olen? Jah, päris... Aga see on esimene selline arusaam peaks tekkima siis, kui saada aru, et kes sa oled. See on esmane. See on see elu mõte, et saada aru, kes sa oled. Päris tegelikult, päris tüütu tegelikult sellest, et sünnid siia ära ja siis hakkad mõtlema, et kes ma olen. See on päris hea küsimus, jah. Et ma tavaliselt alustan ka selle küsimusega, et miks te teete seda, mida te teete, et siis, miks te teete, aga jah, ehk siis kuidas te teate, et see, mida te teete, on see, mida te teha tahate? No, minul on see puhtalt sisetunne. Ma nagu usaldan sisetunnet ja ma olen õppinud usaldama seda, et ma võtan mingid aastad tagasi, siis ma nagu ma ei usaldanud seda ja siis ma sain aru, et kui ma ei läinud selle järgi, mis mu sisetunne ütles, siis alati juhtusid mingisugused ebaõnnestumised või mingid asjad ei läinud nii, nagu ma oleks tahtnud. Mida rohkem ma näen, et ma seda usaldan, seda rohkem asjad nii lähevad ja ma tunnen, et ma olen ise niisuguses voolavuses ja asjad nagu pigem nagu tulevad minuni ja juhtuvad, kuivõrd ma pean nagu punnitama midagi tegema eraldi hullult nagu mõtlema, et kuidas see asi nüüd toimuma saab. Vaid nagu kuidagi asjad juhtuvad, kui ma sisetunnet usaldan. Saan samastuda sellega, et just nimelt, aga ütleme see tabada just nimelt, kuidas see intuitsioon nagu kõneleb ja siis sealt edasi pigem olen avastanud enda jaoks sellised teatud sõnad ja fraasid, mille pealt ma sain aru, et see on see visioon, mida ma tahan, et oleks läbi terve mu elu nagu paigas. Et see on nagu selline suunis, mille poole ma liigun. Et sinna taha hiljem tulevad missioon, mis väljendub millistes tegevustes ja siis põhiväärtused, mis aitavad nagu üleval hoida kõiki neid tegevusi ja tehes seda siis niimoodi, et ma olengi õnnelik. Ja just nimelt see osa, mida nagu Roland ka kirjeldas, et sa oled nagu selles flows, et sa ei lange välja või sa ei hakka tegema vastu tegevusi või üle mõtlema, et hakkad hoopis valesid asju tegema näiteks. Võib-olla astun ühe sammu tagasi siin selle, et kuidas defineerida nagu, et sisetunne, intuitsioon, kõhutunne, südamestunne, eks? Et kas see on nagu kõik see sama tunne? Või see on, et kuidas, et kui nagu kuulajale nüüd, või nüüd, et kuidas lahti mõtestada seda, et kus ma saan aru, et asi tuleb sisetundest. Ma mõnikord ise lähen enda peas nagu sassi, et tuleb mingi siuke nagu taipamine, siis käime, yes, on õige värk, aga siis see läheb edasi, nagu tuleb nagu, läheb siis siia emotsiooni kuidagi,
ja siis ta läheb mõnikord nagu käest ära. Mõnikord või on ta iga kord läinud ära niimoodi? Iga kord ikka, vahest läheb nagu käest ära, aga vahest on siuke, et nagu mõnus, et on nagu tagasi ja nagu püsib see nagu sisetunde pealt nagu edasi minek nagu. Ja siis kontrollid seda, on ju? Jah, või nagu, et kuidas te nagu... Kui sa vahet teed, et mis on sisetunne või mis on lihtsalt see, et nagu tuleb tunne, et ma tahan seda teha, aga tegelikult see on kuskilt mingisugusest valel alusel nagu veits tunne. Või näiteks, eile ma olin kohvikus eriti ilusat tüdrukut, eks, et kas on sisetunne või see oli hormonaalne tunne, eks. See on lihtsalt, sa oled mees. Aga ma arvan, mina panen suures pildis nad kõik ühte potti, nagu, et eks need ongi nagu intuitsioon või sisetunne, mis nad on, ma arvan, nad suures pildis on sama asi. Aga mis on oluline, see, et ma arvan, et üks pool, mis ma ise olen püüdnud seda, et enamasti ma olen aru saanud see esimene tunne millegi osas, ma ei mõtle lihtsalt, kui sa näed naist, see on nagu, okei, ma näen ka ilusaid naisi. Tekib tunne, see ongi loomulik, see ongi inimese loomulik tunne, et mehe loomulik tunne, et ta näeb ilusat naist ja tal tekib on ju selle osas mingi reaktsioon, kuidas kellelgi on täpsemaks ei lähka minema. Aga selle sisetunde osas on ka tavaliselt see, et see esimene reaktsioon või esimene tunne mingi asja osas üldiselt on nagu õige ja võib-olla on nagu mõne asja puhul on see, et sa saad võib-olla valed indikatsiooni, sellepärast et sul seesmiselt on mingid asjad paigast ära, aga sa saad seda aja jooksul hakata nagu testima, ehk et minu jaoks ongi see, kui ma ütlesin, et ma aastaid tagasi ma ei usaldanud oma sisetunnet, sellepärast et nagu ma ei olnud kindel endas, aga täna, kui ma väga selgelt tean, mida ma teen, mis on minu tugevused, mis mulle korda läheb, kuidas ma saan teistele väärtust luua, siis ma saan üha kiiremini saan kohe aru, kui mingi uus asi mu ellu tuleb, ma teen nagu sekundiga selle otsuse sisemiselt ja ma üldjuhul lähen sellega kaasa ja üldjuhul see täna on nagu näidanud seda, et see on nagu õige suund, kuhu minna ja tavaliselt ongi, kui ma ei ole seda otsust teinud, siis ma olen, et okei, ma oleks pidanud ikkagi tegema selle ja see võtabki veidi aega, kui seda oma sisetunnet nagu usaldama hakata ja aru saama, et mis on see päriselt see sisetunne, mis ei ole mitte mingisugune egopõhine mingisugune asi, et ma tahan seda teha sellepärast, et ma tahan ägedam välja näha, vaid et täna, kui me räägime sellest raamatust või nüüd ma olen laulnud ja tegelikult sellega tekib kaasa see, et ütleme siis osad inimesed teevad neid asju sellepärast, et saada kuulsaks. Mina teen neid asju sellepärast, et ma näen, need on need, mis mulle korda lähevad ja näen, et need päriselt inimeste elusid mõjutavad. Ja sellega tuleb kaasa see kuulsus. Mul on sellega nagu kohati, et ma nagu ei püüda selle poole, aga ma pean samal leppima, et see nagu kaasprodukt tuleb. Et see on nagu see, kuidas ma nagu ise asju näen. Et kui keegi teeb seda nagu valedel alustel, siis nagu see sisetunne võib ka eksitada. Aga kui sa nagu oled nagu omas elemendis, teed oma asja, siis üldjuhul see esimene reaktsioon, esimene tunne on see, kuhu tasub minna. Ma siiamaani kahetsen, et ma selle trükkule tere ei öelnud. Aga siit veel, ma olen nagu Rolandiga nõus ja ütleme, intuitsioon, selle nagu selline äratabamine on hästi peene ja väga hea teadvustamine peab sul endal olema, et sa märkad selliseid sisemisi protsesse, mis see on, kuidas mõtted töötavad, kuidas emotsioon, kuidas see kõik võimendub on ja kuidas see omakorda füüsilist kehad paneb siis nii-öelda käituma sind lõpuks, eks ole, et kas sa siis lähed, ütled talle tere või siis lihtsalt keerad pea nagu kõrvale. Et see on juba kõik selline emotsioonide ja mõtete rägastik. Tegelikult väga lihtne on see, et tšau. Ehk siis see on see osa, mida mõtted ja emotsioonid teevad. Ja seda tuleb osata eristada. Kas raha teeb õnnelikuks? Ma ei usu. Raha ei tee õnnelikuks. Rahaga on see, et ma ei tea, kes seda on öelnud, aga minu arust see on iseloomustab hästi, et kui sa oled, raha võimendab seda, kes sa oled. Kui sa oled piltlikult SPA on ju, kuidas sul siin on niisuguste sõnadega on ju, võib välja öelda, et sitapea, kui sa oled sitapea on ju, siis kui sa oled rohkem raha, teeb sind suuremaks sitapeaks, muud midagi. Ja kui sa oled õnnelik ilma rahata, siis rohkem raha teeb sind veel õnnelikumaks ja paneb sind tegema veel rohkem head. Ja nii et ma arvan, et see on pigem sedapidi. Ja, kui vaadata kogu majandust näiteks praegu, eks ole, et mida inimesed igapäevaselt teevad? Teenivad raha. Et raha, kui sa saad nagu aru, et mida nagu raha esindab,
näiteks see on lihtsalt puhtsõnaline selline kokkulepe või siis paberi peal olev kokkulepe. Ja lõpuks koeral ei ole vahet, kas see on WC paber või on see 500 eurone. Et see väärtus, mida me nagu rahale omistame, on tegelikult nagu väga selline emotsionaalne teema. Ja siin väga paljud hakkavad just nimelt seda osa nagu kummardama ja tänu sellele nad langevadki siis lõksu, mida siis ka Roland nagu väga hästi kirjeldas, et kes muutub suuremaks sitapeaks ja kes jagab siis kogu seda, mis tal olemas juba on, ka teistega. Nii et see raha kui selline on täiesti nagu neutraalne osa. Sa pead oskama lihtsalt sellega nagu ümber käia ja sa pead ise olema nagu teadlik sellest, et mis asi see sinu jaoks on ja millist mõju see omab nii sinule kui ütleme inimestele, kes on sinu ümber ja milline on see heaolu, mida sa saad tegelikult nagu luua sellega. Et raha iseenesest on neutraalne, aga inimeste suhtumine on väga selline vale või valedel alustel nagu. Raha puudumine? See võib küll kurvaks teha. Kindlasti selles kontekstis ei ole küsimus, et kas kui valida, et kas sul ei ole raha või on, siis kindlasti see annab rohkem võimalusi, mida teha. Aga kui ilma rahata ei suuda õnnelik olla, siis tõenäosus on see, et ma tean isiklikult väga palju neid inimesi, kes on väga edukad, väga rikkad, aga nad ei ole õnnelikud. Sellepärast, et nad ei ole lahendanud ära oma muid asju oma elus ja see raha on olnud nagu eesmärk, milleni saada, siis kui sa selle saad, siis on nagu see, et aga see ongi kõik või. Et siis on nagu tegelikult on vaja enne nagu saada ikkagi sisemiselt nagu see, et sa teed neid asju, mis sulle korda lähevad. Kui sa neid asju teed, siis on väga raske mitte õnnelik olla. Sest kui sa mõtle ükskõik mis asja peale, kui sa teed midagi sellist, mida on see mõni hobi või mingi asi, mida sa täiega naudid, sul aeg lendab, sul on väga raske üldse mõelda midagi nagu muud, ja sa lihtsalt oled selles ja sa naudid seda. Ja kui sa sellel hetkel, kui see asi sulle ka raha ka sisse toob, siis sa oled veel topelt õnnelik, sa saad selle üle ka õrmu sulle, näed, tuli raha ka. Jah, kui teistele veel omakorda see veel väärtust lisab, eks ole, ja siis sealt tuleb kõik tagasi. Siuke praegu võtsin lihtsalt siukse mõtte praegu kuskilt, ma ei mäleta, kus ma isegi see nägin, aga kas te usuksite siuksesse nimetatud globaalne inimese palk on vale sõnaga, ütleme, et kõik saavad nagu miinimum sissetulekut. Et kõigile ma ei mäleta, mis see sõnast jah, seal oli mingi et riigi palk kõigile või siuke nagu kodaniku palk kõigile. No Sveitsis vist tahetakse või on juba Kuskil ma olen kuulnud midagi sellest, aga ma ei ole sellesse kontseptsiooni nagu süübinud. Ütleme, et kas te kujutate ette maailma, kus on igale inimesele tagatud mingisugune miinimum sissetulek, et mis siis saaks? Mulle tundub see nagu veits nagu see, et see on niisugune nagu üleriiklik motivatsioonikiller programm. Nagu võtame kõigilt motivatsiooni ära, mitte midagi teha, sellepärast, et nagu raha on olemas ja me saame nagu oma iga kuu, kui seda asjad tehtud, siis on rohkem ei pingutage. Neid inimesi on piisavalt, aga tegelikult kui ma võtan ka ennast, siis mind on ikkagi tihtilugu väga palju just pingutab on see, kui ongi väga raske olukord. Et kui ma 2011 aastat tegin lauluväljakul festivali, mis lõppes 25 000 eurose miinusega, siis see pani ikka pingutama ja sellest välja rabelema. Et see on hea mõte, ma teeks hoopis vastupise, ma paneks kõik inimesed võlgadesse, võtaks teilt ära ja paneks tõkse riikliku motivatsioonipaketi. Võib-olla sellepärast USA-s lähebki näest inimesed võlgades. See on muidugi naljaga, et sellel oleks omad negatiivsed küljed, aga ma sellesse niisuguse riiklikku nagu kõigile, jagame kõigile kätte nagu hea elu, see ei tundu nagu selline mõistlik plaan. On selline printsiip, ma usun, et sa ka oled ka kuulnud Pareto, eks ole, et see 80-20 on, et tõenäoliselt 80% sellest jagatavast tulust jõuaks ikkagi lõpuks 20% kätte. Ega muud ei olegi. Jah, või siis sellest 100% 25% teha midagi siis. Aga, tõenäoliselt. Siit tegelikult tükene jätku mõte, et ma tean, et Tarvo esimene raamat oli hirmudest. Sina rääksid väga eeskujulikust unistamisest. Et ütleme 100% kui palju te pühendate aega hirmudega tegelemiseks või et justkui nagu ongi see dirty work, eks ju, ja siis teine pool, et kui palju te tegelete unistamisega. Kas neid saab eristada, kas peaks nüüd ühele keskenduma? Siuke
mõte või mäng siia juurde. Kas need käivad käsikäes on, et selles suhtes üks asi, mis ma olen ise aru saanud, on, no ma toon näitena selle laulmise teema, mis on minu jaoks nagu tegelikult väga huvitav, et ma 2,5 aastat tagasi alles hakkasin laulma. Ma leidsin enda lauluõpetaja USAs ja ma sinnamaani olen arvanud, et ma ei oska laulda. See oli üks suuremaid hirme üldse, inimeste ees laulmine ja ma lihtsalt, kui ma üksinda hakkasin laulma, ma ei pidanud viisi, ma lihtsalt laulsin mööda. Ja siis, kui ma leidsin enda lauluõpetaja pärast seda, kui ma taga esimesed laulutunnid tegin, siis see nagu uskumus minu jaoks muutus. Ja pärast seda, kui ma hakkasin siis igapäevaselt hääleharjutusi tegema, siis täna 2,5 aastat hiljem ma käisin jälle stuudios, tegin paar lugu sisse ja just ütlesin enne, et plaan on väike salamisi soov on selle aasta R2 aastahitt teha. Ja tegelikult, kui ma võtan selle paar aastat tagasi, kui ma tegin esimesed laulutunnid, siis 5 kuud hiljem ma olin Soomes 1000 inimese ees ja esitasin oma laulu avalikult. Ja siis ma ütlesin inimestele ka, et tegelikult tihtilugu need asjad, mida me kõige rohkem kardame, on need asjad, mida me tegelikult tegema peaks, aga me ei tee sellepärast, et me kardame neid, aga kui me sellest leiame selle viisi, kuidas sellest hirmu just üle saada, tihtilugu sellest piisabki sellest inimesest, kes teab seda teekonda, kuidas sind aidata. Et minu puhul oli see lauluõpetaja, kes andis mulle hääleharjutused, mis põhimõtteliselt ühe korraga muutsid muskumust. Ma sain aru, et okei, ma pean viisi küll, lihtsalt ma ei ole õigeid asju teinud seni. Ja see teadmine nagu võttis selle hirmu ära ja see pigem tekitas just selle siis unistamise poole. Et kui ma siis 2016 aasta alguses ma ei oleks suutnud endale sellist eesmärki pannagi, et ma tahan 1000 inimese eest laulda, sest see oli mu suurim hirm. Sa ei saa panna, sa ei unista seda, mille osas sa oled hirm, et ma tahaks rohkem teha seda, mida ma kardan, et sa ei taha seda, aga niipea, kui sa selle hirmu eemaldad, siis nagu tekib see, et sa avab selle võimaluse unistada, ja täna ma räägin tundmatu muusikaartistina, räägin, et ma tahan R2 aasta hitti. Kas kuulajatena on võimalik kuskil jälgida su tegevusi ka muusika osas? See on minu jaoks endiselt nii värske asi, et ma olen teinud mõndasid sündmusi, kus ma olen nagu sellist koolituspoolt ja laulmispoolt ühendanud, aga ma ei ole eraldi mingisugust lehte endale teinud, et täna oli kõige lihtsam seda endiselt ikkagi Edu Akadeemia kanalites kasutada, sest et kuna ma selle laulu tegin ka raamatu teemadega seoses, siis see tõenäoliselt jõuab ka lähiajal kuskil erinevatesse siis meediakanalitesse läbi selle, et ma lähen oma raamatust rääkima läbi selle, et mul on ka lugu, mis ma selle juurde olen teinud, aga praegu Edu Akadeemia või lihtsalt Roland Toko ja küll kui aeg on õige, siis tuleb ka mingi muusika nii-öelda kanal nagu selle jaoks. Et kas sa plään ikka juba mingid nagu DJ-del on nimed või teed artisti nime? Jaa, ei, seda veel ei ole. Võib välja, kui sul on siin kommentaarid nii-öelda aktiivsed siin, siis inimesed võivad pakkuda, mis võiks olla artisti nimi sellele. Kui tulla selle küsimuse juurde tagasi algusesse, et siis täna hirm kui selline on energia, sa pead oskama seda nagu hallata, eks ole. See võib käia niimoodi, aga enamus inimesed lähevad, siis hakkavad seda hirmu nagu läbi elama. Ja mis puutub nagu sellesse teise ossa, ehk siis nagu unistamine, siis ma saan öelda jah, et mul on nagu ka suur list sellistest unistustest. Täna ma pigem olen selline pragmaatiline, ehk siis ma planeerin ja tegutsen. Ja sealt see unistuse nagu ütleme, tavaliselt on kuskil selline üks lause, on suhteliselt kaootiline, kirjeldamaks mingit sellist viisi või teekonda, mingit saavutustki, siis tegelikult, kui sa võtad selle nagu omale üheks projektiks, siis sa näed seda, et see nagu ära teha, siis see on siuke olenevat muidugi sellest suurusest, see võib olla aasta või aastakümneid isegi selline tegevustike jada, mida tuleb nagu teha. Ehk siis üha enam ma olen hakanud tegelikult seadma sellised realistlikke eesmärke, mis siis on nii head mulle kui siis tegelikult ka teistele, kes on siis minu ümber. Et seda mitte ainult nagu iseenda soovist lähtuvalt, vaid sellest mõjust, ja teadmistest, mis on võimalik nagu teiste ellu nagu tuua. Seda mõju, seda positiivset mõju näiteks. Et see osa. Mis te kuulajatele annaksite nõu, et alustame siis hirmu poole pealt, et kuidas oleks hea viis nagu esiteks nagu tajuda seda, et mis see on, mida ma kardan, ja siis kuidas sellest nagu võiks edasi minna?
sellega on, ma arvan, et sellega on see, et tasub nagu vaadata, et mis see nagu hirm on, kui on, mul on ka osad asjade osas hirm, on ju, et ma ei taha minna mingisse riiki, kus on nagu väga ebastabiilne, on ju, ja ma ei hakka seda hirmu ületama sellega, ma nüüd lähen sinna kohale ja ma ületan oma hirmu, on ju, siis on ju kuulid keresse, on ju, et noh, see ei ole nagu mõistlik, on ju, ma arvan, aga mis ma olen ise nagu mõelnud seda, et mis tegelikult mitte ise mõelnud, aga ma olen üks asi, mis ka nagu sellise, kui sa otsid nagu seda teed, et mida sa tegema peaks või selles vallas on ju, siis noh, nagu ma ütlesin, võivad ka hirmud olla, aga siis üks asi, mille järgi saab nagu tihtilugu ka vaadata, on seda, et kui sul on mingi asja osas nagu, sa oled nagu kellegi peale veidi kade nagu heas mõttes. Et sa oled nagu, et see tüüp teeb seda asja, on ju, et ma ei tea, Jaan siin teeb podcasti, on ju, jube ägedalt paneb, on ju, et ma olen nagu veits kade selle peale, et ma tahaks ka teha, on ju, aga mul on hirm, on ju. Et nagu see on nagu see koht, kus tasub vaadata seda, et okei, selle hirmuga tasub tegeleda ja proovida seda, sellepärast, et võib-olla see on täpselt see asi, mida sa peaksid tegema. Ja tihtilugu ongi see nii-öelda sellise nagu, huvitava nagu nurgal, et sa mõtled selle peale, mille osas või kelle peale sa oled millegi osas kade ja miks. Ja kui sa nagu selle nagu tabad ära, sest ma olen ise nagu, kui ma enda puhul mõtlen, ma olen käinud kõvasti, ma olen varem ka muusika teemadega tegelenud, me tegime siin Bandcampi nime all, sündmusi ja asju, ja kui ma mõtlen seda, et see muusika on kogu aeg mul olnud, ja kui ma olen käinud mingeid artiste ja bände kuulamas, ma tunnen, et ma tahaks ka täiega seda, aga samas ma ei oska laulda, et nagu, aga nüüd, kui ma sain sellest laulu, sellest nii-öelda barjäärist üle, nüüd on nagu see, et ma saangi täielikult nagu seda teha, ma ei pea enam nagu, ma ei pea seda kartma, sest ma pigem vastupidi, ma otsin võimalusi, kui ma saan seda teha ja seda täiega nautida, ja et see on nagu, ma arvan, mida nagu tasub just nagu hirmu puhul, et ei tasu nagu nükest mõttetut hirmu minna nagu lahendama, nagu, et ma igal juhul pean sellest hirmust üle saama, et olen kõva mees, vaid kui see hirm nagu päriselt nagu sinu teekonda takistab, siis tegele sellega. Kui iga hirmuga ei ole nagu mõtet tegeleda, et mulle ei meeldi õudukad, ma ei lähe, sellepärast ei hakka vaatama nagu rohkem neid ja nagu tegelema, et saada sellest õudukate hirmust üle. Mitte, et see nagu kuidagi elus takistaks, ma lihtsalt nagu, see ei anna mulle midagi juurde, kui ma selle hirmu ületan. Et see, ma arvan, et seda tasub vaadata nagu. Jah, see on hea point. Ma ise olen vaadanud seda, et hirm on tegelikult esmase sellise tundena on see just nimelt see tunne. Ta ei ole emotsioon päris, aga ta on väga tugev energia nii-öelda puhang. Et jah. et ja kui sa seda vaatad, et kus see hirm tekkis, siis tavaliselt see liigub kehapõhjast üles poole, eks. Mis tähendab seda, et see on tohutu ja meeletu kiirusega liikuv energia. Ja kui sa seda energiat oskad nii-öelda, ütleme, kas juhtida näiteks, siis ütleme, sinna taha võib olla esitada nagu ükskõik millise kontseptsiooni, et ma ei oska seda, ma ei suuda toda, ma ei julge seda, mul ei tule need asjad välja, et see nagu otseselt enam ei mängi rolli, vaid pigem see, et osata selle mõtte taga kasutada seda emotsiooni, pigem nagu vabastada see või siis ütleme, ühendada siis oma teadlikkusega näiteks. Ja siis selle tõttu on teadvaloolu näiteks muutub paremaks. Sõnasta see nüüd niimoodi, et kõigile kuulajale oleks ühtset mõistetav, kes ei ole teebkaas käinud. Ja need on nagu, ütleme tõesti, et Ingvar Villido kaudu tulnud nagu teadmised, et kes on siis TMK koolitustele aitab õpetada, et kuidas vabastada emotsioone, kontseptsioone, samamoodi, et kuidas saada siis aru sellest, kui hirm tekib, mida siis selle hirmuga teha, eks ole. Aga enne seda ma ise kirjutasin oma esimese raamatu just nimelt nagu hirmudest ja seal on nagu 8 küsimust. Ma tein nüüd uuesti välja oma 3. raamatus samamoodi, sest need reaalselt aitavad sul näha nagu seda oma valesid selle kohta. Ehk siis nagu Roland ka mainis, et need uskumused, eks ole, et kui tal oli see uskumus, et ta ei oska laulda, et siis siin need 8 küsimust, ma olen nende kohta, ma ei tea, kas sul olen jaganud, aga see hirmu oma tegin ja sain sellest väga hea boost'i. Said nõned, ehk siis töötab. Et need ongi sellised 8 küsimust, ma võin hiljem neid jagada kõigiga, kes seda saadet kuulavad. Need trikitavad, ehk siis need trikitavad mõistuse ära
ja sealt tulevad välja tegelikult põhjused. Ja 8. küsimus on see, et mis on need reaalsed tegevused, mida sa saad teha. Sest hirm on tavaliselt nagu selline meeletu energia, ja siis peale seda tekib mingi seisak ja mingi aktiveerub mingi hoopis teistsugune 3. nähtus, ütleme emotsioon. Näiteks see samane, et sa ma ei lähe tegelikult, ei ütle tere. Ma ei tea, konstitutsioon oli poole, siis ma lihtsalt ei saanud, aga et no, kas see oli ka seotud nagu mingi selline, kõlab nagu vabandus. Jätsid liigutuse raha pärast tegemata. et aga jah, tuleb osata nagu hästi eristada sellist energialiikuvust pluss nagu mõtteid, et mis nagu hakkavad segama. Need käivad nagu käsi käes, sellised kombod. Ja need on eristatavad ja nüüd saab eraldi nagu käsitleda. Võib-olla... Kas see on lahendus? Jah, mõtle, kas... See tegelikult, mõnes mõttes ta nõuab eks aega ja tasapisi tegelema hakkamist, eks. Et võib-olla, et kuidas teie see algus oli võib-olla või et kas te nagu kohe nagu saite või nagu, et kuidas teie algus oli niimoodi, ütleme siis tegelema hakkamiseks, kõik nagu protsessid on eks aega võtnud, sina ütlesid, et sa jäid ühe üritusega aga enne seda tegid juba üritusi, eks ju. Et siis kus sa, mis see esimene nagu see samm oli, ütleme siis nagu teadliku tegemise juurde või sisetunde järgi tegutsemise poole? No, ma arvan, et see on ikka nagu minu jaoks on tulnud ikka eeskujude järgi, et üks asi on see, et kui sa näed, et keegi on midagi suutnud ära teha ja ta on ka inimene, järelikult suudan mina ka, et see on nagu, ma mäletan ühel koolitusel, kus oli see noole purustamist, see, et sul pannakse nagu nool pannakse siis siia kõri ja teine inimene teiselt poolt hoiab käega seda ja siis see nagu, sa pead astuma sammu, et see läheb nagu puruks, on ju. Ja mäletan, kui seda tehti seal, siis ma olin kohe esimene, kes läks tegemast, keegi näitas laval selle ette, ma läksin kohe tegema, on ju seda, sest et nagu see, ta tegi ära, on ju, järelikult midagi saa minuga juhtuda, on ju. Et tegelikult nagu selle hirmu puhul kõige hullem ongi see esimene nagu see samm ära teha, on ju. Et see on ju Anthony Robbins teeb oma koolitusel seda sütelkõndi, Peep Pain tegi ka Eestis, on ju. Et selle puhul on, see paralleel ja loogika minu arust seal hästi hea on see, et kui sa sütelkõnniga, kui sa teed oma esimese sammu, siis sa teed ka järgmised. sa ei jää sinna, astud süte peale ühe sammu ääres mingi, ma ei tea, kas ma siin lähen edasi, sa ei mõtle, sa lähed edasi. Ehk et kõige olulisem asi hirmust üle saama ongi, tee see esimene samm ära, nagu tee see ära, lihtsalt tee ära see samm ja siis nagu ülejäänud juba tuleb järgi. Ja see on nagu ükskõik mis asja puhul, et on see siis nagu minu puhul oli see laulmise või on see esinemiste puhul, on siis nagu kõnelemise puhul, on ju. Samamoodi on ju, inimestel on hästi suur hirm lava ees, on ju, aga lihtsalt mis inimesed enda peas ette kujutavad, on see, et kõik läheb ju halvasti, on ju. Et tegelikult on, kui tuua lihtsalt näit esinemine, lavaline esinemine ja seal laval siis inimeste ees kõnelemine näiteks, siis tegelikult esinemishirm ja esinemise elevus on täpselt sama emotsioon, aga lihtsalt sa kujutad erinevaid asju ette. Esinemishirmu puhul sa kujutad seda ette, et sa lähed lavale, sa unustad kõik ära, inimesed naeravad su üle, et sul midagi läheb nagu täiesti metsa, sa unustad kõik ära, sa ei tea vastuseid, sul mis iganes. Esinemise elevuse puhul on see, et sa lähed lavale selle teadmisega, et ma lähen sinna, ma olen selleks, et inimesi aidata, ma olen selleks, et anda neile midagi väärtuslikku, ma tean, et nad pärast on õnnelikud, et nad siin olid ja sa mõtled, et sa keskendud sellele ja tegelikult see on täpselt sama emotsioon, lihtsalt see, millele sa nagu, kellele sa lased piltlikult olla see nii-öelda oma movie director peas, kas see on Eric Edmeets on see koolitaja, kes tema ilmest hästi teed, kas sa lased Hitchcockil on ju seda oma movie directida on ju, või võtad Walt Disney on ju, kes paneb imaginationi tööle, et see on täpselt sama sul toimub kui peas, lihtsalt see on täpselt, hirmu puhul on ka, et sul on sama emotsioon on ka elevus ja nüüd ongi see, et lihtsalt enne seda esimest sammu tegemist keskendu sellele, et asi läheb hästi ja asi tuleb ägedalt ja isegi kui ta ei lähe, keskendu ikka sellele, sa teed selle esimese sammu ära ja see hakkab edasi kulgema ja see kulgeb täpselt sinna suunda, kuhu ta peab kulgema, võib-olla see tee ei ole sinu jaoks, aga sa saad teada vähemalt sellest. Palju hullem on nagu me ühest küsitluses, mis me tegime, et mis on need teemad, mida koolis ei õpetatud ja mis probleeme nad on kaasa tulnud ja väga-väga kurb oli lugeda neid vastuseid, kus inimesed ütlevad, et ma olen pensionieas ja ma ikka ei tea, mida ma oma elus tahan.
või ma olen 30-40 aastat teinud asju ja ma olen nüüd aru saanud, et ma olen valesid asju teinud. Ja miks nad seda teevad, on sellepärast, neil on hirm mitte seda teha või neil on hirm astuda see samm, et teha midagi muud. Nii et ei tasu seda jätta nagu oma elu lõppu nii-öelda seda nagu ja siis saad aru, et oled vea teinud, et tee need vead parem kohe, astu see samm, see ületa see hirm sellega, et sa paned selle positiivse fookuse sellele ja kujutad ette, asi läheb hästi ja tee see esimene samm ära. Siit võib-olla tooksin ühe Erik, kuidas perekonnanime? Edmeets. Erik Edmeets, tema poolt siis üks väga hea asi, mis ma kogu aeg endale meelde tuletan, et isegi kui läks halvasti, siis ära teistele sellest välja näita. Eriti lavaliselt. Jah, et muidu sa nagu, või isegi kui sa eks ära avalikult isegi nagu füüsiliselt nagu väljenda seda, et läks nagu kehvasti, et see nagu mulle sellel hetkel ja siis, aga pärast sa saad seda jagada story'na ja rääkida, kuidas just et ma olen mõnikord on see, et kogub see pinge, et sa tahadki performida, et olla teiste ees nagu võimalikult hea, anda endast parim, eks, aga siis mõnikord läheb pingesse. Siis ma ise lähen siis, kui on läbi, lähen korraks vetsu ja külm vett lihtsalt näkku korra ja siis tegelikult tehtud, eks, et see on juba nagu väga hästi. Vot. Taru, sa juba vastasid. Ei vastanud. Nii põnevad teemad kõigast nagu, et tahaks nagu veel, kas minna sügavama, et see ongi nagu huvitavam pärast, et mõlemad toote nagu te mõlemad toote omalt poolt neid oma kogemusi nagu juurde, et aga kuidas te üksteist praegu kuulata see nagu tundub? Mis asi? et nagu, et mul endal nüüd siit poolt tuleb nagu, et mõlemad on nagu samal asjal nagu, et omamoodi nagu vaatenurga, et mis on nagu äge, et kuidas teile tundub? Tarvot me tunneme juba mõnda aega üksteisega, et selles suhtes ma arvan, et mingid asjad on kindlasti sarnases suunas, et meil on sarnaseid mõjutajaid on ju nii koolitajate ja mentorite näol, kellelt me õppinud olema ja eks ma arvan selles mõttes, ma olen igati Tarvo osas ka väga hea meel näha, et ta sellist asja ajab, et inimestele neid teadmisi edasi anda ühel või teisel viisil, et mida rohkem neid inimesi on, kes endaga tegelevad ja seda edasi annavad, seda parem see suures pildis on, et täna endiselt ju selline enese arendamine ja sellega seotud teemad nagu, ta on ikkagist niuke suures pildis nagu väike osa inimesi, kes sellega tegeleb, aga nagu see, ma arvan, ma ise olen niuke ehe näide sellest, mida sellega võib teha, kui ma võtan ennast 10 aastat tagasi, siis see on täiesti teine inimene, ja nagu ma Tarvo puhul on ka ju siin kõrvalt näinud, et aastatega on ju, progressi on näha, et inimene areneb edasi, kui ta endaga tegeleb, et selles mõttes ma arvan, et veel kui võib-olla osad mõjutajad ja osad õpetajad on olnud erinevad, me räägime samadest asjadest võib-olla natuke erineva nurga alt, aga suures pildis on ilmselt nagu suunad samad. Selles osas küll, jah. Aitäh heade sõnade eest. Et mul on ka olnud hea meel vaadata seda, et kuidas sa nagu, ütleme, suudad nagu äri käivitada, ja seda nagu järjepidevalt teha, et see on väga äge. Seda on mul endal on vaja kindlasti nagu õppida. Kuidas sinu algus oli? Mul jäi pooleli. Jah, ütleme, et kui algusesse nagu minna, siis see oli, ma olin vist 3. või 4. kursusel IT kolledžis. Siis ühel hetkel tuli teoreetilise matemaatika tund ja seal oli kontrolltöö. Ja siis see oli siuke esimene kord, kui ma ei olnud ühtegi raamatut kunagi lugenud. Ma ei olnud nagu selline, pigem nagu hästi siuke sotsiaalne inimene ja mitte nagu eesmärke taga ajav või mingid saavutusi tahtav. Aga pidev nagu siuke progressiooni vajadus oli küll. Ja siis seal kontrolltöö mingi 5. minutil ühel hetkel ma sain nagu aru, et see toimus nagu radikaalne muutus. Peale mida kõik see, mis täna on tehtud, on hakanud nagu põhimõtteliselt sealt. Ja see oli niimoodi, et kui kontrolltöö tuli, siis meil oli klassis võib-olla mingi 50 tükki. Ja õpetaja pani need
mis need on need, paberid sinna laua peale ja siis ma vaatasin, panin oma nime peale, vaatasin seda. Ja siis ma vaatasin, et see tegevus, see, mis siin toimub, ma vaatasin mingi paar minutit inimesi, mida nad teevad. Ja siis ma leidsin, et on nagu 3 sellist liiki või rühma või mingi gruppi inimesi, et üks oli need, kes oskasid kohe, põhimõtteliselt kohe vastasid ära kõikidele küsimustele. Ilusti kirjutasid, aine. Siis teine klass oli selline, või grupp oli selliseid inimesi, kes koha peal higistasid ja mõtlesid välja vastuseid. Tavaliselt ma olin ise ka, ütleme, kuulun pigem sinna klassi, aine. Koha peal töötasin välja mingeid lahendusi. Ja kolmandaks oli üks naiste rahvas, kes istus, ütleme, umbes oli vaba koht ja siis tema istus põhimõtteliselt ülejärgmises kohas või tooli peal. Ja olgugi, et ei olnud nagu need kontrolltöö materjal, mis siis on mingi materjal kooliõpikust näiteks sellise konspekti võtmine. Et see ei olnud lubatud kasutada. Ja siis täiesti suvaliselt ta lihtsalt võttis ja vaatas, et reegleid selles elus minu jaoks ei ole umbes nagu sellisel viisil. See oli veel ajal, millal nutitelefon neid ja. See oli just, et see oli veel selle lähel. Ja siis ma nagu vaatasin seda, neid 3 rühma inimesi ja sain aru, et kuhu see ühiskond ja see kool kõik mind nagu suunab. Ja ma taipasin nagu läbi, et 40 aastat tööd on ja siis peale seda pensionipõlv, mida heal juhul tuleb. Ja siis tuleb see õnnelik elu. See on nagu teoreetiline matemaatika oli või? Jah, teoreetilise matemaatika. Sellele järgneb teoreetiline elu. Ja täpselt on. Ja siis tuli... Ma olen need kursused, kus sul ära tõid. Ma ei ole kunagi kasutanud, ja täpselt on. Ja siis ma sain nagu aru, et holy crap, et see ei ole see koht, millele ma oma allkirja annan, et ma tahan sinna jõuda. Ma ei teadnud, mis juhtub, aga ma teadsin seda, et see suund, mille jaoks ühiskond või kool mind ette valmistab, see ei ole minu jaoks lihtsalt. Võtsin ka oma kontrolltöö, läksin õpetaja juurde, panin selle laua peale, ütlesin, see ei ole siin minu jaoks ja kõndisin uksest välja. Alles siis, kui ma olin uksest välja läinud ja lifti juurde jõudnud, siis ma sain aru, et mida ma olen teinud. Väga õige otsus. Et see ei ole kuidagi nagu koolisüsteemi selliseks nagu madaldamiseks, vaid pigem on see, et ma avastasin nagu mingisuguse potentsiaali ise endas. Ja mind huvitas see, et kuidas seda realiseerida, kuidas see seeme, mis nüüd on avastatud, kuidas seda hakata nagu kasvatama. Ja põhimõtteliselt see tänaseks 2008, ehk siis 10 aastat tagasi, kuidas see progress on nagu välja näinud. Rohkem ma ei oskagi. Oli piisavalt valus ja siis hakkas mõnus. No ütleme, et mulle meeldis, kes on Marko Oolo vist oli investeerimisklubist, ütles hästi, et sellises suures pildis on või? Suures pildis ta ütles, et elu läheb nagu jumala hästi, aga iga päev jumala hässel nagu. Et jah. Aga niimoodi lähebki. Aga nüüd koolini jõudeski, et Ronald, kas sa tahad teha kokkuvõtte? Oma koolielust? Kas koolielust, aga see, et näiteks, et sul tuli nüüd raamat välja. See saate ilmumise aeg praegult on siis see, kus raamat on värskelt väljas. Et ja müüsid esimese 3 päevaga 2000 eksemplari. Palju õnne? Aitäh. Pädes. See on küll väga hästi. Ja raamatu siis täpne nimi on siis 12 asja, mida koolis ei õpetata. Aga mida kõik peaksid teadma. Just. See vahe seigaks, ma just nägin, et sinu postituse kommentaaril oli üks naine kirjutanud lihtsalt, et see peaks kooli minema. Aga siis sa pead raamatu pealkirja ära muutma. Et siis, kui need asju hakatakse koolis õpetama. 12 asja, mida koolis õpetatakse. Aga midagi enne keegi ei teadnud. Jah. Et
mõtlen, et kas tahad mingid näiteid või kindlad asjad esile tuua? Ma arvan, et see ei ole isegi nii oluline, et selle üldise tutvustuse leiab Eduakadeemia kodulehelt üles ja me leppisime sellega kokku, et kui see tuleb, et siis kõik, kes seda Seven Blaze podcasti kuulavad, kui paned Seven Blaze sinna sooduskoodina sisse, saad sooduka ja siis see nii ongi, saad parema diili. Ja sealt saab nagu selle info kätte, aga tegelikult need asjad, mis ma täna ka siin olen jaganud, need on suures pildis on need samad pointid käivad ka raamatust läbi ja kui nüüd võtta, mis need 12 teemat on või kiiresti küsitakse, et miks just need teemad on ju ja kust see nagu tulevad on ju, siis on sellel nagu 2 poolt, et üks asi on see, et need 12 asja on need, mis on kõige enam välja tulnud meie küsitlustes, mis me oleme teinud, et me siin selle aasta alguses tegime ka ühe nagu suurema küsitlus, kus oli 1500 vastajat ja nad tõid, siis me saime ka selle järjekorra, et mis nii-öelda nagu, milline nendest kõige olulisem on, mida kõige rohkem korda läheb ja tegelikult me oleme juba varasemalt teinud, et ma tegelikult selle sama sarnase nimega e-raamatu andsin välja juba 4 aastat tagasi. Siis me tegime just nagu selle põhjal, et mis need teemad siis on nagu, ja mis nagu siis välja tulid nagu ja tegelikult selles osas, et ütleme, see teine pool sellest ongi see, et need 12 teemad on ka sellised asjad, kus ma ise siis olen nagu reaalselt nagu enda kallal tööd teinud, et need on need teemad, milles ma olen ennast edasi arendanud, kus ma olen olnud seisus, kus ma ei ole rahul sellega, kus ma olen olnud, et on see siis see kutsumus ja kirg, mis oli see kõige populaarsem, mis on kõige rohkem välja tulnud, mida inimesed on pakkunud, nad ei teadnud, mis nende kutsumus ja kirg on. Siis samamoodi mina, kui ma kooli lõpetasin, ma ei teadnud absoluutselt, mis ma tahan oma elus, ma läksin õppima ülikooli midagi sellist, mida keegi teine soovitas mul õppima minna, mis ei olnud absoluutselt minu teema, ma käisin majandusõigust õppimas, õnneks ma ei lõpetanud seda, kuigi 4 aastat ma sinna panustasin, ja siis miks õnneks sellepärast, et see on lihtsalt, ma lähen sinna kategooriasse, kus on need nagu edukad inimesed, kes on jõudnud ilma, et nad on ülikooli lõpetanud. Ma saan sinna listi vaata kvalifitseerun. Meil tuleb CV-s, et ongi, et CV-s on, et ülikooli minnakse selleks, et sealt välja kukkuda ja siis öelda, et ma ei lõpetanud. See on kuuajastu eesmärk. Ütleme nii, et siis ma seda ei teadnud, aga täna ma nagu vaatan tagant järgi, et väga hästi tehtud, Roland, et sa ei lõpetanud. Just sellepärast, et see on minu teema nagu, et nagu muidu, kui see oleks nagu õige asi teha, siis kui ülikoolid, ma ei tee nagu üldiselt maha, et inimesed saavad kindlasti, kui arstiks õppida, ma väga tahaks, et inimene, kes mind opereerib, et oleks nagu reaalselt käinud läbi ülikooli ja õppinud, et lõpetanud selle ka, ja saanud oma nagu graduation nagu paberid kätte, et nagu ei ole see, et ma siin ise nagu, ma leidsin parema viisi, aga need teemad on pigem sellised, mis ma olen nagu ise nagu siis endal tegelenud nendega ja ongi viimase 10 aasta jooksul, et nagu see on ka osad vaatavad võib-olla, et ma ei jõua kõige korraga tegeleda, et ei peagi kõige korraga, et võtta üks asi fookusesse ja siis tasapisi liikuma hakata. Kui ma selle järjekorda vaatan, ma ka siin spikker ees, siis on nagu päris hea tegelikult, jah. Endale ka kohe suhestub. Et ma alguses ei taibanud, et need on järjekorras. Et siis endale ka päris sarnaselt mõtlen, et ongi vist esimeseks on pandud kutsumise kirg. Ettevõtlus on 2, eesmärgid püstitamine, suhted, produktiivsus, energia, mõju, eneseväljendus ja avalik esinemine, juhtimine, spirituaalsus, finantsid ja investeerimine ja viimaseks on motivatsioon pandud. Kuidas see viimaseks sai jääda? No tegelikult see ei ole päris see järjestus, mis oli sellel küsitlusel. Okay. See ei ole see järjestus, aga see on, ma isegi oska öelda sellel nagu, see kuidagi nii kujunes, ma arvan, et nad sellises järjekorras on, et kui nüüd ütle seda nagu päris seda nii-öelda edetabelit öelda, siis esimene oli kutsumuse kirg, teine oli finantsid investeerimine, 3 olid eesmärgid, 4 suhted, 5 ettevõtlus ja siis sealt nii-öelda edasi ja produktiivsus näiteks oli kõige viimane, mida nagu inimesed pakkusid, et see huvitav tähelepanek on ju. Aga nendest valdkondadest nagu ma rääkisin ju sellest kutsumusest, sellest see on, ma arvan, et sellest nagu ma olen selles mõttes nõus, et ma saan aru, miks inimesed seda pakuvad, et see on tõesti nii oluline, et see endal selgeks saada. Sest et täna, kui ma tean selgelt, mida ma tahan ja mida ma teen, siis muutus minu jaoks täpselt see sama, mis ma rääkisin enne sisetunne. Ma tean, kuidas oma sisetunnet usaldada, sellepärast, et ma tean, kuhu poole ma olen liikumas, ja ükskõik, mida muud tehes, et ma kõik asju vaatan, et kas need asjad, need tegevused, mida ma teen, kas need viivad
mind rohkem sinna, et ma saan rohkem nende asjadega tegeleda. Ja mida rohkem ma nendega tegelen, seda õnnelikum ma saan igapäevaselt olla. Ja kui sa tõid ka mingi välja selle, et võib-olla rääkisime seda enne, et mis on edu, on ju, ja nii edasi, ja meil on edu akadeemia, on ju. Ja tihtilugu ka nagu küsitakse, et aga mis edu, et kas siis kõik peavad edukad olema, on ju, et mis see siis nagu tähendab, on ju. Ja selle osas on, ma tooks jälle Eerik Edmitsi sõnad, mis ta on selle kohta öelnud, mis me oleme ise kasutanud ka, on see, et mida rohkem sa oled igapäevaselt õnnelik, tees neid asju, mis sa teed, seda edukam sa oled. Ja see on see, mida ma, ja selle aluseks on see, et sa tead, mida sa teha tahad, mis on su kutsumus ja kirg. Et ma arvan, et see on nagu igati õige valika inimeste poolt, et see kõige rohkem välja tuli. Teeks ühe salvestatud küsimuse siia tiiseriks vahele. Topelt salvestus. Jah, vahest on lihtsam sotsiaalmeedia peal. Nii, kuidas leida oma kirg? Põru hästi palju. Sa alustad kõike live asja niimoodi kohe küsimusega, et ei ole mingit sissejuhatust. Kuidas leida oma kirgu? Mul siin raamatus on päris mitu erinevat asja välja toonud, aga üks asi, mis mulle endal nagu selline esimene avastus oli see, kui ma mäletan, see oli kuskil 2013 aastal, kui ma läksin Robbinsi koolitusele, siis ma nagu tundsin, et mul on nagu elus mingid asjad nagu just kui nagu paigas, aga midagi nagu puudu. Ja aasta hiljem ma läksin selle samale ürituse uuesti, kuna me siis viisime juba grupi inimesi sinna ka, siis ma nagu sain aru, et kuidagi elus on asjad nagu, et mingid võimalused, asjad tulevad minu poole, asjad kuidagi liiguvad ja siis mõtlesin, et huvitav, millest see nagu tuleb. Ja siis ma nagu avastasin seda, et mul märkmikus oli üks asi, mida ma olin ühelt esinejalt kuulnud, kus ta oli küsinud 3 küsimust. Esimene küsimus oli see, et mida sa armastad teha? Panin need asjad nendele kirja. Teine oli see, millest sa oled hea? Mis on need asjad, millest sa oled hea ja need ei pruugi olla need, mida me sul tegelikult naudid, sa oled lihtsalt neid arendanud ja õppinud neid asju ja võib-olla su töökohustused ja asjad on sind lihtsalt arendanud selleks heaks, on ju. Ja 3. asi on need, mida sa teeksid ka tasuta. Ja see 3. küsimus või see on nagu see kategooria või lahter, millele tuleb tegelikult kõige rohkem tähelepanu pöörata ja kui ma võtsin ka selle aastase vahe ja mõtlesin, et huvitav, mis on muutunud, et miks ma nüüd tunnen, et kuidagi asjad nagu liiguvad ja sujuvad ja asjad nagu tulevad, võimalusi järjest rohkem tule minu poole, siis ma tegin märkmiku lahti ja ma vaatasin seda, kus ma olin nendele küsimustele vastanud. Ma vaatasin seda 3. küsimust, et mida ma teeksin ka tasuta ja ma vaatasin, et enamus asjad, mida ma olin selle viimase aasta jooksul teinud pidevalt, läksid täpselt selle alla. Ja see oli nagu üks asi, mis oli minu jaoks nagu, et see päriselt nagu toimis, et ma panin need kirja ja ma liikusin sinna poole, et neid asju rohkem oma ellu tuua ja neid asju teha. Ja nii on võimalik oma kutsumuse kirg, see on üks viisidest, kuidas neid saada, aga siin raamatus ma toon neid terve hulga nagu veel välja, mis on erinevaid asju ja siin saates tegelikult ju ma ka juba miskit jagasin selle kohta ka, et tihtilugu see sinu kutsumuse kirg võib su hirmu taga olla. Näite igaks raamatut ka? Igaks juhuks. Oota, milliga. Nii, aitäh. Taru, kuidas leida kirge peale seda, kui koolist minema jalutad? Kuidas ma leidsin või? Jah. Omast kogemusest rääkides siis hästi palju erinevaid asju hakkasin proovima, katsetama, mis ma arvasin, et justkui on see, aga tegelikult osutus, et ei ole see. Kuidas, ütleme, tänaseks, mis ma julgen nagu soovitada, et need, mida Roland soovitas, on tegelikult väga head. Ja just nimelt see, et mida sa teeksid nii-öelda tasuta. Kui sa hakkad nagu reaalselt vaatama, teadvustama nendele 3 küsimustele neid vastuseid, hakkad ühes suunas minema, siis iga aastaga ma julgen öelda, et sinu tee muutub nagu kitsamaks nende mitte tegemiste osas. Ehk siis see võimalused, mida sa tahad teha, need tulevad rohkem läbi erinevate siis, ütleme, selliste ettevõtlusega, näiteks, ütleme, minul seoses. Aga et need tegevused, mida sa ei taha teha, hakkavad ära kukkuma, kui sa hakkad tegema seda, mis sulle nagu meeldib. Ütleme, see on nagu see peamine point. Aga sa pead nagu teadvustatult teadma, mida sa tahad. Mida sa tahad? Mis sulle meeldib? Mulle meeldis jah see võib-olla mõte, et ongi, et kogu aeg tead nagu kitsendad seda valikut, see oli päris nagu mõnus. Ja sa ütlesid, et proovi erinevaid asju, sest see on ka üks asi, millest ma ise ka räägin, et kui see on nagu, mida rohkem sa katsetad, seda rohkem sa saad teada, mis sulle ei meeldi ja ühtlasi ka sa saad rohkem teada, mis sulle meeldib.
jah, sest iga tee on siin unikaalne. No see on üks 5. 5 on kindlasti rohkem, aga see, et kes ütles, et kõige kiirem tee eduni on see, kui sa võimalikult palju kukud. Vaata last, on ju. Ütled ta elu lõpuni peab roomama. Noh, ei tule välja, on ju. Neid sama tuleb jätkata. Ja siis sa hakkad leidma neid õigeid nüansse, õigeid tegevusi. Ja need tegevused on, ütleme, sellised, et sa lähed sellesse tegevusse teadmata, aga ühel hetkel see tuleb sul väga hästi välja, justkui loomulikult. Sa satud just nimelt sellesse flow'sse. Kui sa teadlikult teed, oled selle tegevuse juures ja 5 tundi läheb ära. See on ka üks väga hästi selline märk, mis ütleb seda, et tee rohkem neid tegevusi. Ja. See on kindlasti. Ma täpselt siuke tunne, et peale igast vastust tahaks nagu pausile mõelda, vastata. Et selles mõttes ma ise ootan väga selle saate valmimist ja taas kuulamist tegelikult. Et siuke vähemalt päevaks saab nagu, või nädalaks, või pikaks ajaks saab ennast panna nagu, on jälle mida mõelda, et see on nagu kihvt jah, et salvestuse pool ka, eks, et muidu on mõnikord see, et ära hakka üle mõtlema. See on madala kvaliteedi tegevus. Selles üleüldse ülemõtlemine. Ei mitte selles mõttes, aga ma tunnen, et on palju koht, kus nagu ikkagi tahaks nagu fookusega võtta korraks, et kuulajatel võib-olla sama. Süveneda on vaja, selles suhtes küll. Et siis ma siin tuletan endale meelde, et ma pean saadet juhtima, et see on liiga mõttesse minna, et flow nagu säiliks, et ma küsiski, mis on teie jaoks flow? Et meil eelmiste saate küljest ka, et see hullult nagu, et nemad turundavad, rääkisime nagu seest poolt või tunde pealt turundamisest ja siis no üldse, et nemad tahavad flow pealt turundada, et oleks nagu mõnus, et jah, mis on teie jaoks flow? Minu jaoks on see tegelikult niuke raamat, mis ma lugesin nimega Surrender Experiment, Michael A. Singeri poolt. Ja mis selles raamatus oli see, et oli üks tüüp, kes nagu põhimõtteliselt ta tahtis, ütleme siis oma peas sellist nagu saada lahti sellest nii-öelda siis, kuidas monkey mind nimetatakse või mis iganes on ju, sul käivad kogu aeg mingid asjad on ju, tahaks nagu vaikust on ju pähe saada. Ja siis ta ütles, et otsustab, ta läheb üldse metsa ära ja taha mitte midagi on ju umbes teha on ju, ta käis ikka kuskil alad mingis ülikoolis mingid loenguid andmas on ju. Ja aga samas tegi kuskil, Floridas elas on ju, tegi endale kuskile metsa on ju, mingi onnikas on ju ja põhimõtteliselt kolis sinna ära, ostis mingi väikse maajupi ja siis tahtis nagu ta kõigest eemale saada. Ja siis ta nagu, mis ta tegi oli see, et hoolimata sellest, et ta nagu kõigest eemale, ta ikkagi hakkas elu viskama mingeid asju ette. Ja siis ühel hetkel ta tegi nagu selle, et okei, et ta nagu siis alistub sellele, mida ta elu toob. Et kui see nagu mingi põhjusega tal tuleb, ta alistub sellele. Ehk siis see surrender pool. Ja lõpuks see tema alistumine viis selleni, et see väike maatükk, mis ta ostis, oli kasvanud mingi mega suureks maapinnaks. Ta ostis järjest ümber olevaid alasid ära. Üle tee oli tal siis kuskil eemal oli mingisugune suur maant ja sellest teisel pool oli tal mingisugune siis mitte korterid, aga siis kontorihoonete nagu kompleks on ju ja ta oli mingisuguse $1 billion company board'is on ju. Et ühesõnaga siis tema surrender on jõudis selleni on ju. Ja siis kui ma seda nagu raamatut lugesin, siis ma nagu vaatasin oma elus, et okei, et mul on tegelikult päris palju selliseid asju, kus on, kuidas üldse meie kogu see koolituste pool pihta hakkas, ma käisin Robinsi koolituses Londonis, keegi tuli, ütles, kuule, kas sa tahaksid Eestis sellega seos midagi teha, ma ütlesin mingi no okei, surrender on, kui ma sellele, et ma nii ei mõelnud, aga põhimõtteliselt ma ütlesin, et okei, teeme on ju. Ja siis see viis nagu järgmiste asjade edasi on ju. Ja see on nagu olnud nagu minu jaoks võib-olla selle nagu flow nagu niuke hea nagu kuidagi selgem kirjeldus, et kui elu toob sulle mingeid asju pidevalt, siis sellel on mingisugune vihje või mingi põhjus, miks ta seda toob. Ja tihtilugu, see ongi 2 poolt on ju, üks, ta toob sulle nagu negatiivseid asju on ju, mis on märk sellest, et sa teed midagi valesti või see ei ole sinu tee või see midagi peaksid muutma. Aga kui ta toob sinu ellu õigeid asju, nii-öelda ei ole nii õigeid ja valesid otseselt, aga toob selliseid asju, mis sind nagu edasi aitavad, edasi toetavad on ju. Ja siis on nagu märk, et sa oled õigel teel ja siis sa oled nagu flows. Ja täna nagu täpselt see mul nagu endal elus nagu toimub, et ma olen olnud nendes hetkedeks, kus elu viskab igasuguseid kodareid kaikasse on ju. Ja siis ma saan aru, okei, ma pean midagi muud tegema, pean siin nagu teisi asju tegema. Ja täna on täpselt see, kus ma nagu vahepeal ei suuda ise ära
uskuda või mõelda, et mis nagu elu toob nagu ja noh, kas või seesama see raamatu asja osas on ju, et see nagu noh, jälle universum ilmselgelt annab märku, et okei, midagi sa teed õigesti, et see on õige asi, et sa selle tegid, on ju, et noh, 2000 raamatut 3 päevaga tegelikult on, hetkeseis on see, et me oleme juba üle 3000 müünud nädalaga, on ju. Ja see raamat ei ole veel poodideski, on ju, et selleks, et kui inimesed seda podcasti kuulavad, on see tõenäoliselt poelettidel ka olemas, aga loodetavasti on veel alles, on ju, aga järelikult jällegi see on nagu märk universumi poolt, okei, et dude, sa teed midagi õigesti, on ju. Ja see on minu jaoks see flow nii-öelda ja samal ajal selle nagu raamatu tegemine jälle oli ka niisugune surrender, on ju, et noh, mul ei olnud nagu otseselt tahtmist, et ma pean seda tegema, vaid see kuidagi jälle nagu, kuidagi kõik asjad nagu viisid või suunasid sinna, et see tundub, et see on nagu õige asi, mida teha. Ja siis on jälle see sisetunde teema, on ju. Ma kuulan oma sisetunnet, mis ütleb, mis toetab seda, mis nagu universum mulle nagu ette saadab kogu aeg. Et see on minu arvates see flow just, et nii-öelda alistuda sellele, mis elu toob. See on väga hästi öeldud. Ütleme, joogafilosoofiast nagu, või ütleme, joogateadusest lähtuvalt samamoodi vaadata, et selline tegusviis, kus sa võtad vastu, mida elu sulle annab, et see on väga arukas. Ja sealt järjest, mida ma usun, et Roland, sa saad kinnitada, siis iga järgmine kord, iga võimalus, see läheb nagu suuremaks. Ehk siis sind pannakse taaskord nagu elu poolt proovile. Et see on väga arukas viis, kuidas toimida. Ja nüüd flow seisund ütleme enda jaoks, et ma üritan selles olla nagu pidevalt ja nagu ka igapäevaselt. Ehk siis, et ei eristaks nii-öelda otseselt meeldivaid, ebameeldivaid tegevusi, vaid teengi ainult neid tegevusi, mis on nagu vajalikud. Ja kui on vaja motivatsiooni, siis ma loon selle ise. Et need on sellised sisemaailma protsessid, mida siis tuleb osata nii-öelda teadlikult nagu hallata. Aga põhimõtteliselt, kui flow seisundisse nagu sattuda, igal inimesel on olnud selline periood, kus tegevused tulevad nagu hästi välja. Võt see, kus tulevad hästi välja tegevused, see ongi see flow seisund. Kui sa vaatad nagu spetsiifilisemalt, mida ja kuidas see seisund nagu välja näeb, siis sa vaatad seda, et sul ei ole väga palju mõtteid sellel hetkel. Sul puuduvad sellised väga kiired emotsioonid ja väga sellised aeglustuvad. Pigem ütleme sanskriti keeles nimetatakse sellist seisundit nagu sattva seisundiks. Ehk siis sa oled selge ja sul ei ole ühtegi sellist tegurit, mis sind segaks või siis mingit sellist tähtaega, mis surub peale, kus sa pead nagu mingiks ajaks nagu valmis saama. Vaid sa oled nagu selles protsessis ja sa oled teadlikult jälgid igat protsessi. Ehk siis sa oled nagu teadvel sellest tegevusest. See on see flow seisund. Mulle tekkis siin nagu see, et kaks mõtet vist tekkis, et kas mõtlesin üks päev niimoodi, et okei, ma tahaks nüüd kõik teha nagu sisetund, nagu flow järgi, et teeks üks nädala, aga siis ma vaatan oma kalendrit, mul on kõik juba kokku lepitud tegelikult, ehk siis, et kas flow saab olla päriselt nagu kogu aeg, ütleme, praegu siis, kui mul on vaja tööd, töös ma olen ka vahepeal flows, vahepeal ei ole, eks. Nüüd küsimus näiteks, et kui sa flows ei ole, kus sa siis oled? Teine mõtled, et kas on anti-flow siis või? Kui ta päris sitasti on ka siuksed periood olnud. Ei, aga nagu praktiliselt, kui sa ei ole flows, mis on see koht, kus sa oled? No, kui ma niimoodi mõtlen, siis ma olen mõtetes, et ma hakkan nagu mõtlema või analüüsima, siis ma ei ole kindlasti flows nagu. Aga samas mõnikord, kui on nagu hea raamat ja see mõte nagu, see mõtlemine võib ka flow olla kuidagi. Et jah, et mis eelmiselt külas pakus välja, et see on nagu hetkes olemine. Aga siis ma mõtlen, et aga kogu aeg, kui ma lihtsalt... Mis tähendab hetkes olemine siis? Et kui ma nagu praktiliselt, et võtame siit näiteks, on väga palju selliseid nagu uhud ja informatsiooni, eks ole, aga koorime selle nagu niimoodi paljaks, on. Et kui sa võtad, mis asi see hetkes olek on?
hetkes näiteks, kui ma tunnetan seda, et ma olen teiega siin koos ja ma ei mõtle võib-olla üle. Ei käi sükest nagu mõtlemist, et kuidas olla niimoodi, eks ju. Vahepeal ma tulen sealt ära, võib-olla kui ma pean korrigeerima või tunnen, et äkki mingi küsimus trigerdab mingisuguse mõtte, eks ju. Või ma pean küsimusi lugema või tuletan endale meelde, kus ma olen. Mis rollis sa oled, on? Jah. Et siis kas ma hetkes, kui ma nüüd võtan, et ma olen siin, eks ju, ma näen teid, ma näen Ahtit, ma näen Hendrikut, et ja siis Sille ja ma ütlesin, et kui hakkad juba mõtlema, et siis sa enam ei ole flows. Ma just tahtsin öelda, ma arvan, et sa mõtled üle praegu. Et sellega on nagu, võib-olla kui ma õigesti aru siin, sul oli küsimus on see, et kui sa oled nagu, sul on mingisugune terve hulk asju nagu nii-öelda siis märkmikkuse kalendris on ju, ja kuidas olla siis flows hoolimata sellest. Ma ei saa, et ma võib-olla mõtlesin endaks, ma ei saa olla flows, kui mul on nagu kalender on nagu. No see on niisugune veits on ju see, et noh, ma isegi ei oska head paralleeli kohe tuua, aga noh, põhimõtteliselt, mis ma näen, et seal on tihtilugu see nagu inimestel ongi asjad nagu pea peal veits on ju. Et nagu, noh, ma tahaks on ju saada mingeid asju on ju, üks asi muidugi see, et kõik tahavad väga kohe saada neid asju on ju, üks pool on ju sellest on ju. Teine pool on see, et nagu kui enamik inimesi kalendreid vaadata, siis need ongi võib-olla täiesti täis, aga küsimus on see, et kas need asjad, mida need kalendrid täis on, toetavad seda, kuhu see inimene tegelikult peaks minema. Ja see on üks asi, mida ma enda raamatus olen ka välja toonud, aga tegelikult see on üldse teisest raamatust võetud, see on Stephen Covey efektiivse inimese 7 harjumust ja kus ta räägib sellest, et milliseid tegevused inimesi teevad, on ju, et kas siis enamus inimesed tegelevad selliste oluliste ja kiirete asjadega, et sul on nagu mingid asjad, mis on vaja kiiresti oma ära teha, on ju, tulekahjud vaja on ju, mingisugused asjad ära teha, on ju. Noh, hullemad asjad on see, et sa tegeled mingite mitteoluliste, aga kiirete asjadega, on ju. Või siis veel hullem on see, et sa tegeled mitteoluliste ja mitte kiirete asjadega, on ju. Aga kategooria või siis nii-öelda lahter, millest ta räägib, on see, et kuhu nagu, mida rohkem sa asju teed, on see, et olulised, aga mitte kiired. Ehk et täna, kui minult ka küsitakse, kuidas sa, Roland, jõuad nii palju asju teha, et kuidas sul nagu sa annad raamatu välja, siis juba teed plaati, on ju, siis teed on ju eduakadeemiat, siis on juba rahvusvaheliselt mingid asjad, on ju, ja nii edasi, kuidas sa nagu kõike teed, on ju. Siis tegelikult asi on selles, et aastaid tagasi ma hakkasin tegema järjest rohkem ja rohkem olulisi ja mitte kiireid asju. Ehk et ma täna tegelen näiteks sellega, et meil on üks suur projekt, mis on 2019 aasta november. Kui ma olin nüüd paar päeva tagasi Kiievis, ma rääkisin Erik Edmitsiga, me rääkisime plaanidest, mida võiks launchida 2020. Ja ma hakkan täna tegelema nende asjadega ja siis äkki, kui see nagu kätte jõuab, siis just kui tundub, et nagu hull möll käib ja mingeid hästi palju asju ja kuidagi nagu, kuidas ta jõuab kõike seda, aga ma jõuan selle pärast, et ma olen need asjad juba ammu nagu, see nii-öelda põhitöö on nagu ammu ära tehtud selleks ja need on tehtud ära sellelt pinnalt, kus ei ole kiire. Ja kui sa teed asju sellelt pinnalt, et sa saad võtta aja, tegeleda olulise asjaga, millega ei ole kiire, siis sul loovus on palju rohkem avatud. Ja kuna minu päevad täna, kui tihtilugu keegi vaataks minu kalendrisse ja mis mul tänaseks päevaks või päevade kirjas on, siis võib tekkida küsimus, et miks sa tegeled nendega praegu? nagu midagi nagu kiirem või oluliselt või pakilisemat ei ole. aga ütleme, et hetkel täna praegu on jah, mul on selle raamatu ja sellega seoses on asju, mis on nagu kiire, on ju, aga samal ajal selle raamatu asjaga seoses asjad, ma tegelesin nende asjadega juba aasta ja rohkem tagasi, on ju. Mis oli nii-öelda suuremas pildis on ju, tegid selle, andsid selle põhi nagu sellise nagu edu aluse võib-olla sellele ja nagu mis täna aitab mul olla flows, sellepärast, et ma olen juba justkui tegelikult selle teekonna mõnes mõttes läbi teinud, kuhu ma täna liigun ja need läbi planeerin mingid asjad, mis nüüd täna lihtsalt realiseeruvad. Ja et see on nagu see, mis ma nagu sinu jutu põhjal, ma arvan, et mis ongi enamasti inimeste jaoks probleem, ongi see, et nende kalendrid on täis ja siis tegelikult üks hea asi, mis mul tuli veel meelde, mis ma olen raamatus ka tsitaadina toonud, et kui sa, et tihtilugu inimestel on see, et nad ei julge öelda ei asjadele, on ju. Sul on nagu kalender on võib-olla täis, aga sa võtad ikka, ütled jah, muidugi on ju, oled yes man, on ju, nii-öelda, võtad kõik vastu, on ju. Ja siis nagu lõpuks on ju nii-öelda, oledki nagu, sa ei saa kuskile flow'sse enam minna, sellepärast sul ei ole ruumi selleks, on ju. Aga tegelikult selle ei puhul, või selle poole oli kaks asja, on see, et üks pool on see, et jäta oma kalendrisse ruumi, ütle headele asjadele ei, et sa saaksid öelda jah suurepärastele asjadele. See on nagu üks pool ja teine pool on see, et kui sa ikkagist ei julge ei öelda või taha ei öelda, siis mõtle ei kohta, ei osas selliselt, et sa ei ütle inimesele ei, vaid sa ütled jah millelegi, mis on sinu jaoks olulisem. Kui sa ütled millelegi ei, siis sa ütled
tegelikult jah, millelegi, mis on sinu jaoks olulisem. See oli niisugune asi, mis mul on mingi, jaa, nii on oluliselt lihtsam öelda ei. et see on nagu, ma arvan, et kuskil seal on see, miks on nagu inimestel ongi kalendrid on täis, aga tegelikult nad ei liigu sinna, kus nad tegelikult liikuma peaks ja siis ongi see, et nagu, aga kuidas ma flow'sse saan. See hakkab nagu tasapisi, et ühesõnaga number üks asi, mida teha, on see, et nagu püüa kaardistada enda jaoks või panna kirja igasse nädalasse kas või üks asi, mis on selline oluline, aga mitte kiire. Ja mis sa teed nagu a la hommikul esimese asjana ära mingil päeval. Võta alguses kas või see üks asi, sest nagu ma ütlen, minu jaoks täna on see, et mul on kalender täis igapäevaselt siukseid asju, mis on olulised, aga mitte kiired. Ja sellepärast nagu asjad liiguvad ja ma saan, see annab mul, nagu ma ütlesin, loovust aitab nagu avada ja ühtlasi ka flow's rohkem olla. Ja pikas pildis paus. Pikas pildis nagu kerid korra tagasi, paned kirja. Pikas pildis ma saan nagu samastada, et ma olen ise ka Stephen Covey raamatu Risti nagu juppideks lugenud ja need see ajahaldusmaatriks, et see on mul isegi mitte ainult ajahaldusmaatriks, vaid kogu see 7 printsiipi on mul nagu endal välja prinditud, et mis on nagu väga head. Siia juurde see, mis sa teise osana veel selgitasid, et selle väärtuse nagu vaatamine, et milline on sinu jaoks tegelikult nagu see väärtus number 1, väärtus number 2, väärtus number 3. Ja mulle endal, ütleme, flow seisund on minu jaoks midagi muud kui see, mida Roland sa praegu nagu hetkel kirjeldasid. Et minu jaoks flow seisund on pigem just see, et näiteks ka need tegevused, ütleme, mingid raamatupidamisega mingid tegevused, mida sa võib-olla ei taha teha, oli näha, et sul tekkis reaktsioon, et tõenäoliselt see on midagi, mis viib siin nagu flow'st välja, aga et kuidas näiteks olla ka flow's just nimelt selliste tegevuste juures nagu ma just nimetasin, ehk siis midagi, mida sa pead nagu kodukoristamine võtame ka samamoodi või mingi, ütleme, turundusstrateegia välja töötamine. Et see on tegevus, mida sa pead tegema, sest vastasel juhul sa ei saa minna järgmisesse sammu tegema. Et samamoodi nagu Roland ütles, et juba aastaid tagasi tegutses selle jaoks, et täna see raamat oleks väljas. Ehk siis see on nagu üks osa, aga teine osa on see, et mõista nagu, et millistest osadest nagu inimene koosneb, et tavaliselt arvatakse, et inimene on niisugune nagu lihtsalt see bioloogiline mass on ja siin ja tänu sellele, et mul on see füüsiline keha, on mul mõtted ja nii edasi. See koht, kust täna mina tulen, nii-öelda see jooga teaduse vaatenurk, see ütleb vastupidi, et inimene koosneb nagu 5 paralleelselt toimivast erinevast nagu nähtusest. Üks on see füüsiline keha, aga samamoodi on kõigil ju emotsioonid. Emotsioonid ei ole sama, mis on füüsilise keha tunded. Et neid tuleb osata nagu eristada. Siis meil on kõigil nagu mõtted. Vahet ei ole, millise sisuga nad on, eks ole, aga nad on mõtted. Siis on see, et me teadvustame, et meil on mõtteid või need emotsioonid. Täiesti erinevad tasand. Siia tasandina kuuluvad ka inspiratsioon, intuitsioon, eristamisvõime, taipamisvõime ja nii edasi. Ja lõpuks on see, et kes seda kõike teadvustab? Inimene ise. Sina oledki see, kes seda teadvustab. Ja kui sa nagu oskad seda süsteemi kasutada nagu teadlikult oma igapäeva elus, siis ma ütlen, mul võttis kaua aega, et implementeerida selline teadmine. Mitte väga kaua, pigem nagu võib-olla pool aastat saada aru ja osata nagu süsteemi ümber häälestada ja muutuda teadlikult nagu tegevuste juhtijaks. Ja tegevuste juhtijaks mitte see, et ma tõstan siit raamatu õhku või selle klaasi, vaid pigem, kuidas ma haldan oma mõtteid, millised on need, mis on reaalsusega kooskõlas ja millised ei ole. Näiteks flow seisundis, mis takistab flow seisundit, ongi esimene asi, on mõtted, laks kohe sinna kaasa tuleb siis emotsioon. Või siis nagu sa mainisid ettekujutused, et tekib see hirm ja inimesed lähevad selle hirmuga kaasa. Nad hakkavad seda läbi elama, kes kui kaua elab. Mõni võib-olla 5 minutit, 10 minutit, mõni võib-olla 5-10 aastat. Et see on nagu esimene asi, mida tuleb nagu osata, et sa
oskad teadvustada seda, mis sinu sees toimub. Ja alles võt siis, kui sa teadvustad seda, et mismoodi sinu sees see toimub, siis hakkab kogu see potentsiaal ka tegelikult avanema. Ja võt see on ilus asi. See on ilus asi. Tooks ja ühe siukse suke tunne, et tegelikult võiks päris pikalt rääkida. Tooks ikkagi ühe siukse poolest nagu õpetusi on palju, süsteeme on palju. Et ma vahepeal nagu tundsin, suvel oli see Mindvalley ülikool oli ka Eestis, siis oli 6 aega siukest nagu erinevate nurkade alt siukest nagu uut infot, ka väga häid uusi kogemusi, läbielamisi, see oli nagu tohutult vinge, aga siis ma nagu selle lõpus tundsin, kui ma varem elus tundnud, et ma endal võib-olla siuke muster, et ma siis saan seda infot kätte, eks ju, nagu praegu võib-olla mõni kuulaja mõtleb, et nüüd on hästi palju mõtteid ja nüüd tahab seda enda peal implementeerida, aga tal on nagu ette antud siuke, kui öelda siis ideaalkujutus või. Et siis kuidas võib-olla vähendada seda nagu stressi või olemist selle vahel, et kuhu tahta jõuda, kuhu üldse saab jõuda, eks ju, et siin on näiteks, räägime küll nagu jooga poole pealt, eks ju, aga see, kes ma et neid inimesi, kes jõuavad, ma arvan, täisteadlikkuseni, võib-olla ongi mõni paar välja mõeldud tüüpi on Buda ja Jeesus, eks ju, aga kas seda kas nagu, et jah, ühesõnaga see idealism mind vahepeal ennast takistab nagu, et kuidas sellest võib-olla üle saada või kas on, võib-olla mõtlen jälle üle vist selles on, et ja selle osas ma arvan, et see on niuke religioon ja spirituaalsus on ju, mis need vahe on nüüd osadel minu jaoks üks niuke hea kirjeldus selle osas on see, et religiooni puhul on see, et sul on mingisugune jumal ja mingisugune usk, kes kõik kedagi paluvad on ju, mingisugust välist tegijat on ju või kedagi on ju, aga spirituaalsuse puhul on see, et see tegelikult see jumal on sinu sees ja tegelikult see jumal sinu sees või see, kes sinu sees on see nii-öelda sina, kes sa oled on ju, sa tegelikult sa tead, mida sa tegema peaks ja sa tegelikult tead, mis sa oled ja mis sa teed on ju, lihtsalt aastate jooksul sa oled kogunud igasugust mingit pahna endaga kaasa, mis on nagu seda pilti veid segasemaks teinud on ju ja meie nagu tänane koolisüsteem ja kahjuks ka nagu ühiskond ja meedia ja kõik see nagu kõike seda nagu nii-öelda siis seda pilti kõike hägustab järjest rohkem on ju, et tegelikult nagu ma arvan, et ikkagist ongi oluline on see, et nagu saada nagu selline üks niuke nagu teadmine või see on see, et tegelikult ükskõik mida sa teed, siis nagu sa tegelikult ei ole ühegi asja puhul, sa ei kuku läbi või sul ei lähe ükski asi nagu lõplikult, sa nagu ei faili, vaata, tegelikult mis on 2 asja, kas sa nagu õpid või sa õnnestud ja kui selle suhtumisega elus nagu edasi minna, siis tegelikult nagu sul ei ole midagi karta. Pärast, et nagu ma ütlesin siin juba enne, et meil oli see lauluväljaku, see on 25 000 eurot miinust, euro oli just tulnud, ja see oli nagu põhimõtteliselt kroonides 500 000, mis oli minu umbes 3 aasta sisse tuleks selle kõige hullem asi, mis minuga sai sel hetkel juhtuda. Aga täna ma ütlen, see on parim asi, mis minuga sellel hetkel sai juhtuda, sellepärast, et see pani mind leidma viisi, kuidas sellest välja tulla ja kui ma sellest välja olin tulnud, siis nagu ma juba teadsin, kuidas ju seda raha uuesti nagu edasi ka tekitada, et ma ei pidanud enam seal augus olema, ja tegelikult ongi minu jaoks see ei olnud läbikukkumine, vaid see oli õppetund. Ja täna ma teen asju, mis läbi selle õppetunni, ma teen väga palju asju edukalt ja õnnestunult, sellepärast, et mul see õppetund on. Nii et tegelikult nagu ükskõik mida sa teed, siis nagu tihtilugu on see, et isegi nagu mida suuremalt sa läbi kukud, seda suurem on tõenäosus, et see nii-öelda upside on pärast, see, mis sa nagu ülespoole teed. Et selles osas nagu, me oleme see sõna siin läbi käinud, aga see ülemõtlemine tihtilugu ongi, et nagu, aga mis siis on ju, aga kui ma seda teen, aga kui ma seda ei tee, mis siis saab on ju. Pigem on nagu see, et nagu mine ja tee on ju, kui mingi asi tundub õige, mine proovi on ju, mine katsete, kui sa eksid on ju, kui see asi nagu sul ebaõnnestub on ju, siis see tegelikult on õppetund on ju, siis ongi see, et esimene küsimus on see, et kui sulle tundub, et see asi on nagu ebaõnnestunud või nii-öelda nagu halvasti läinud, siis esimene küsimus sul peas peaks olema mitte see, et miks nii kõik nii läks on ju, vaid see, et nagu mida ma sellest õppisin. Mida ma sellest õppisin ja kuidas ma järgmine kord teistmoodi teeks. Ja kui sa selle nii-öelda suhtumisega elus edasi lähed, siis nagu, siis ongi raske mitte olla flows ja mitte nagu, see ei tule kohe. So võib-olla sa teed neid õppetunde saad nagu järjest ja mitu on ju, nagu minu puhul on ju, ma neid sain ikka nagu palju ja järjest on erineval tasandil on ju, erinevad eluvaldkondades, on see siis tervise puhul või siis finantside puhul ja nii edasi, aga kui ühel hetkel nagu hakkan pihta saama, et okei, et tegelikult see aitas mind
tänu sellele, et mul see juhtus, sain ma sellest aru ja tegin seda, on ju, ja nüüd üks asi viib teiseni, on ju, siis lõppkokkuvõttes kõik asjad on olnud kas õppetunnid või siis ongi tegelikult õnnestumised, on ju. Ja ma arvan, et see suhtumine aitab nagu elus, muudab elu väga palju lihtsamaks. Ma tuletan korra siis küsimust meelde, oli siin midagi sellist, et idealism ja siis see, kus sa nagu täna oled ja selle vaheline nagu lõhe või? Jah, et näiteks keegi kuule saab aru, et ta ongi võib-olla emotsioonides või muudes nagu lõksus või tahabki panna endale pikaajalise eesmärgi, eks ju. Et siis mõnikord tundub see nagu hästi raske võib-olla. Kuigi tegelikult kui ta hakkab pihta, eks ju, nagu ütles, et üks samm korraga. Et aga kuidas siis sellest nagu, sellest võib-olla hirmust või sellest siis enda idealiseerimisest või nagu, et see on see, et mõnikord taipel, et see samm on nii suur, et siis see nagu pigem takistab see. Et siis ma vahel olen seda ise kohanud, et äkki jah, et see, et mis seda idealismi nagu ära hoiaks või jah, selle siuke pool. Ütleme, minu selline igapäevane päev näeb välja viisil, kus ma alati uurin ka põhjuseid, miks asjad juhtuvad. Nagu reaalselt läbi erinevate, ütleme, joogatehnikate ma leian need õiged sügavused, kus on need erinevad takistused. Need ei ole tehnikad, mida nagu siin podcastis nagu osata ümber anda ja kohe edukalt nagu rakendada. Selle jaoks on vaja eeltööd teha, aga mida ma saan nagu kogemuse baasilt öelda on see, et hirm on väga palju, nagu reaalselt. Ja kui lõpuks jõuan nagu näiteks selliste teadmist, ütleme, lihtsad laused, väga lihtsad kontseptsioonid inimestel ei luba asju teha. Näiteks, ma ei oska, ma ei saa hakkama, mul ei tule välja. Ehk siis, kui sa vaatad, on need 3 sõnalised nii-öelda laused ja nendel on tohutu mõju sellele, kuidas sa nagu reaalselt oma elus hakkama saad. Nüüd ma olen sealt nagu natukene veel sügavam läinud ja olen leidnud seda, et väga palju asju on infopuuduse taga. Ehk siis kõik see, ma ei oska, ma ei tea, ei tule välja, siis seal mingi vahetasand on ka see, et on infopuudus. Ehk siis ma reaalselt ei teagi, et kui sa võtad, ma ei tea, ma ei oska seda aparaati, mis seal filmid tõenäoliselt kasutada. Tõenäoliselt oskan korra rekk panna, aga seal, et seal sätestada mingite, kus kohast ta võtab heli, ilma, et ma süüviks sellesse manuaali. Ehk siis mul ongi infopuudus. Ja infopuudusest tuleb väga palju ka suhetes probleeme. Et eeldatakse väga palju, töös tuleb igas valdkonnas, kus sa tahad olla professionaal, sa pead teadma asju, kuidas asjad käivad, mida sul on vaja teha, kuidas on vaja teha. Aga ütleme seda, et mis toob kokku või lõpetab ära selle idealismi poole nagu püüdlemine on see, et sul oli ka küsimus selle eeskujude kohta. Ma ei saa öelda, et mul nagu on eeskujusid. Pigem on see, et endaga on nii palju tegemist, et iga päev ma üritan olla selles, kes eile olin, parem. Ehk siis arendada just nimelt neid oskuseid, kvaliteete, potentsiaali endas, mis on homseks vaja. Ja samamoodi, mis teenivad neid inimesi, kes on siis minu sellises ringis või kelle kaudu ma saan mõjutada kellegi teise inimese elu paremaks. Ja ütleme, see viis, kuidas tuua need ligemale, on see, et sa paned nagu sead eesmärgid. Kui sa vaatad, siis iga eesmärk koosneb alati väga kindlatest tegevustest. Ja hakkadki tulema sealt tagant poolt 1 aasta pärast, kus sa pead olema 10 kuu pärast, kus sa pead olema 8 kuu pärast, 6 kuu pärast. Tuledki sealt tagasi ja siis hakkad siit poolt sinna poole minema. Ja see tekitab selle, et sul tekib reaalsuse põhisus. Ehk siis suurim viga, mis on inimesed see, et inimesed hakkavad eeldama asju. Et tõenäoliselt see käib nii, aga kui sa lähed nagu reaalselt tegevustesse, et kuidas see tass näiteks liigutada sinna, ma ei tea, sinna sinu poole, siis tähendab, kuule võtta, ole pane sinna. Aga inimesed mõtlevad, kuidas ma julgen seda, et siin inimesed vaatavad nii edasi. No vist ei saa. Tegelikult mul läheb endal ka juua vaja, et ma ei saa seda sinna panna. Ehk siis see protsess läheb nii keeruliseks. Ja
kaob ära nagu reaalsustaju, kuidas tegevusi nagu siin reaalsuses edasi viia. Ja muidugi kõik need raamatud, mida Roland nagu ka mainis, ma olen ise neid lugenud, neid praktiseerinud, et need raamistikud ka töötavad. See ajahaldus, see on nagu must have või see 7 Habits of Highly Effective People, et see on nagu must have raamat, et seda tuleks risti põiki läbi lugeda. Et see aitab. Aga jah. Mõtlesingi just, et mida järgmisena lugeda, ongi mul pooleli jäänud pikalt. Nii et jah, väga palju on see, et inimesed lähevad eeldades tegevustesse ja näiteks ka, mida ma olen näinud, mis on, ütleme, üks suur viga, ongi see, et inimesed lähevad alguses tegevustesse ilma, et neil oleks nagu aru saama, et miks nad seda teevad. Nii. Lihtsalt sellepärast, et nad oskavad midagi teha, minnakse tegevustesse, aga teadustamata seda, et miks nad teevad. Miks sa lähed telekat vaatama selle asemel, et sa võiks raamatut lugeda? Miks sa lähed, ma ei tea, näpid nutitelefoni selle asemel, et sa võiksid oma raamatut kirjutada näiteks. Noh, see ongi need samased asjad, mille Roland viitas, need väärtused. Nii et jah, minu vastus. Nii, aga siis sotsiaalmeedia podcast. paljud ise sotsiaalmeedias aega veeda. See ka toob seda idealismi tegelikult meie ette kogu aeg. Jaa, absoluutselt. Ma kasutan sotsiaalmeediat ikkagi peamiselt nagu sellise töövahendina, et mul isegi selline asi on arvutis, kui ma lähen oma Facebooki lehele, siis mul tegelikult see newsfeed on empty, blank on, sest see on niisugune asi nagu, mis see siis oli, see newsfeed või mingisugune niisugune asi, ühesõnaga kuskilt Google, mingisugune Google Chrome'i see mingi laiend on, igatahes kui ma lähen oma Facebooki arvutis, siis ees on nagu tühi leht, et üks asi, mis ma mäletan ise, kui mul see oli seal, siis mul ikka see, et nagu ma lähen teen Facebooki selle asja ära, siis lähed sinna, siis on nagu mingi 10 minutit on mööda, sa oled kuskil, ma ei tea, mitmendas postituses, kuskil juba mingisugune artikkel lahti või mingisugune video on ja siis mõtled, mida ma tegema tulin? Siis lähed, ma tulin selle pärast, lähed Facebooki tagasi ja siis 10 minuti pärast, ma ei tulnud selle pärast siia. Jälle oled juba kuskil järgmises kohas. Et selle osas mina ikkagi kasutan seda nagu töövahendina, et on Edu Akadeemia Facebooki leht ja siis isiklikult pigem ma ei ole niisugune selline masspostitaja, nagu, et nagu ma enamus postitused lähevad mul ikkagi nagu siis lehtedele, mitte siis oma isiklikule sellele, et nagu seda nagu, ma püüan seda nagu teadlikult kasutada, vahest tuleb ikka ennast ka pildis hoida, on ju, midagi sõpradel teada anda ja vahest ma olen siin rohkem reisinud, siis on nagu osad ütled, väga hea, kui sa ei ole postitad, siis sa tead, kus sa oled, vaata. aga selles suhtes jah, et sotsiaalmeedia nagu, ütleme siis ettevõtluse kontekstis kindlasti väga, väga vajalik. Vahel tunnetangi seda, et õnnistatud on need, kellel on seal ka mingisugune äriline eesmärk võib-olla on nagu see peamine, aga ütleme mingi teine eesmärk kui lihtsalt olla seal. Yeah. Et siis, et neil on actually mingi eesmärk, aga siis ma jälgin nagu oma lähikondlaste pealt, see on nagu tarbijad, eks ju. Ja siis oledki see nagu, tarbija kogu aeg. Ma pean vabandama siis nende inimeste ees, et keda ma olen pakun seda tarbimist. Neid on ju vaja, sest muidu ei oleks... aga vähemalt minu luban on see, et ma pakun nagu väärtuslikku tarbimist, et seegi pool nagu, et seda tarbimist on ka, et kus nagu, tõesti nagu see, siis kui me võtame selle efektiivse inimese selle, et see mitte oluline ja mitte kiire, neid tegevusi on Facebookis leiab kõvasti ja sotsiaalmeedias üleüldiselt igal pool. Taru, kuidas sina tunned? Instagramis käid? Konto on, aga ei käi. Selles suhtes, et samadel eesmärkidel, nagu Roland kirjeldas, et on siis sotsiaalmeedia nagu teadlik kasutamine. Ehk siis, kuigi kasutan Messengeri suhtlemaks, siis kuna ema tegi sinna kunagi Facebooki konto, siis ta seal aeg-ajalt kirjutab õega, kes on teisel pool maakera, temaga saab suhelda. Sõpradega tavaliselt samamoodi, et ma ei hakka selle SMS-i lähen, vaid võtan sealt. Ja enamus on ärilisel eesmärgil ikkagi, samamoodi selle väärtusliku sisu esile toomine ja sellega siis oma sihtrühmale nagu väärtuse loomine. Ja. Teadlikult. Sellega siis saagi sotsiaalmeedia podcasti lõpetada.
küsin võib-olla niimoodi, see on puhtalt nüüd blogi jaoks lõppu, mis me võtab kokku selle, et kas teil on mingid olulised lingid või viited, kuhu te tahaks siis, mida võiks lisada veel sinna blogisse, mis siis aitaks võib-olla nendel teemadel inimesi edasi või mingi lugemine või mingi blogi või siuke, ühesõnaga, kas on mõni www, mida te soovite lisada sinna? Välja arvatud loomulikult teie enda, need ma panen ka kindlasti. Sa mõtled nagu siis mingid välised blogid? Jah, et mida nagu võib-olla veebikeskkonnas nagu jälgida või võib ka raamat olla, et ühesõnaga viiteid mujale. No, mul on, ütleme, Humano on kindlasti siuke asi. Humana? Human, nagu inimene. Jah. Humana. Human.ee. See on selge. Jah. No teine asi on, mul endal on see minuraamat.ee. Aga jah, see on platvorm, mis on uuenemisel. Noh, siis pead ruttu valmis tegema enne, kui saada võetada. Jaa, küsin. Üks asi on, mida ma ise jälgin, on üks asi nagu peakprosperity.com ja millest need tüübid räägivad, on tegelikult see, et see, kuhu me nagu kogu sellises majanduses ja kõige sellega nagu liikumas oleme, siis see, mis praegu toimub, ei ole nagu jätkusuutlik. Ja ühel hetkel nagu toimuvad väga suured muutused ja neil on 2 raamatut, üks on, esimese nime täpselt ei mäleta, aga teine oli Prosper. Ja tegelikult ta räägib just sellest, et kuidas nagu, kehvad ajad on mõnes mõttes ees, aga kuidas nendest kehvadest aegadest nagu tegelikult see enda kasuks pöörata. Et noh, see majanduskasv ja kõik, mis on meil toimunud siin aastaid, ja et see ega ei ole teemasse laskuma, aga seal on nagu nad räägivad, ütleme, mis ka nagu sellises, nagu sa ütlesid enne selle raamatu kohta siin, et lugesid, et mis inimesega nagu, et mis nagu on toimumas, nad räägivad samamoodi asjadest, mis on nii meie planeediga toimunud ja toimumas, et see, et kogu kasv praegu on tegelikult sellel pinnal, et meil on naftavarud, mida nagu kaevandatakse, aga tegelikult nende kaevanduste leidmise piik oli juba ammu ära. Ja nüüd me oleme jõudnud selle tarbimise piiki ja meil ei ole väga enam ruumi, kus sellega minna nagu. Ja samal ajal alternatiivseid energiaallikaid, et sellises mahus asemele teha, et see ei ole nii lühikese ajaga võimalik nagu. Ja seal tekib varsti mingi käpp, mis on nagu see, et kus see nagu kasv nagu läheb ja see, mis meil nagu ressursid on. Ja siis mingi periood ei ole tõenäoliselt väga nagu äge. Aga kui sa oled selleks ette valmistunud, siis selleks see periood ka äge. See on nagu usakas, et igal korralikul usakal oma see pommi varjenda. Jah, ei tea, vaata, kuhu see kõik nagu läheb, aga parem on, see on täpselt see, et mulle meeldis see lauseselt, et parem olla aasta aega ette valmistunud, kui üks päev hiljaks jäänud. Ja aitäh kuulajad, vaatajad. Aitäh, Hendrik. Püügi pöörata. Ja nii ongi, peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh. Aitäh.